sõber, ära nuta, vaata kui ilus kepp sul on. On jah, ise voolisin. Mina tahaks ka keppi. Palun, siin on sulle nuga, vooli. Laupäeva hommikupoolikut toetab Kiirgasiino. Otse asja juurde. Kiirgasiino. Tere ja väga hea meel on, et saite asuda kuulama. Meil on teile täna väga palju häid uudiseid. Head uudised on need, et meil on 6. podcast täna algamas laupäeva hommikupoolik. Oled hakanud kuulama just nimelt seda podcasti hetkel. Meid ootab ees erinevad külalised, intervjuud ja vahearvamise spiigid. Laupäeva hommikupoolik on just kui rännak, milles pearolli kannab doktor Leet Sepolin. Tere. Tere ka minu poolt, Liistab. Ja see ei ole mingisugune ülekordamise jutt, vaid alati võib seda rõhutada. Mis asi on podcast? See on kast, mis on poe juures ja sealt saab viina võtta, varastada. See ongi siis läbiv leikmotiiv ja ma arvan, et sõbrad on juba aegsasti valmis, sest et see ei küsi täpselt kellaaega, millal kuulata. Stuudios on onu Veiko, tädi Mirror ja doktor Leet Sepolin ning te kuulate head kuulamist. Kurat, see on siis Laupäeva hommikupoolik! Aru küll, panna kõik sead. Tere ja head kuulamist kõigile inimestele kõrvadesse. Head kuulamist ning head kuulmist ka kõigile, kes raadiokuulajad hetkel on. 3 kõrvaarsti. Aga kus hetkel nad kuulata saavad? Me ei saa öelda enam tere hommikust ka. Ei saa ikka öelda, sest enamus inimesi endiselt sõltumata sellest, kas on raadiosaade, telesaade, etendus või podcast. Hoolimata sellest on ikkagi inimesed vajavad laupäeva hommikupooliku podcasti erapooletu uuringu tulemusel ikkagi ainult peamiselt laupäeva hommikuti ja ka pühapäeva hommikuti ja ka esmaspäeva hommikuti ja reede lõunast. Vau, kui ilus, see on nagu esimene stuudio oleks alustanud. Sa käisid kusagil Musta mere ääres ametnike koolitusel õppimas. Kusagil. Kuidas moodustada lauseid? Oi, näe, õlu on kapist välja tulnud. Kuidas ametnike koolitus algab, kas teate? Tulevad ansambel Kukerpillid ja hakkavad laulma. Oi ametnik, nik, talle ütlesin, kas pole kole? Et sind ma nägingi. Sind saunas palju nägin ma. Ja siis panevad nad pillid kokku, lähevad minema, võtavad vastu honorari. Istuvad lauda, kus on laud pandud. Ja siis tulevad Eesti esiametnikud, kes on Brüsselis käinud. See toimub mingisugused neutraalsel pinnal, Sürgavere kultuurimajas näiteks. Iraani piiril. Ja seal on päevarahad, ööbimine ja saun ja alkohol on ka seal sees. Elementaarne, kus see siis sellest ei räägita, aga see on. Kus on siis Sürgavere asub siis seal Arbaania ongi Iraani ja Iraagi piiripunkt. Arbaania piiripunkt. Krakoosia. Kuulus Argomaania on ka olemas või? Argonaut, kes Argonaut oli? Jason. Argonaudid olid need, kes laevaga seal Kreekas sõitsid ringi. Ei, nad olid Kuldvillaku saates. Jah, Kuldvillaku saatesse tahtsid minna. Argomaanid. Aga see Teet Margna sõitis kogu aeg oma pemmiga eest ära. Laevaga ei saa kätte. Ja siis oli esimene küsimus oli, palun kuulsaid saatejuhte 400. Ja siis kes on, pidi kõigepealt ütlema. Ja siis seal on mina, tal ei olnud Petskin tõndele värske mursilka. See vaata, see linnuke võiks tulla sinna saatesse. Margna on jumala hädas seal linnukas. Viige välja see lind tuleb jälle tagasi. Vastame, kes on? Eta ja Pastel on Petskin. Mis on? Eta ja üldse igal juhul on mina. Kus on 2 kanget 400 palun? Kus on 2 kanget? Kus on 2 riiuli peale? Mees tegi 2 koksi. Meil on seal pipraviina, meil on seal Bourbooni, mis on siis rukki viski, eks ole. Me oleme 2 rukki versioon tagasi toonud.
Rukiviski on rukiverh. see ongi see, et vaata, kui sa ühe Jack Danielsi ära jood, siis pead 2 asemele tulema, see on see lohe energia. Oota, aga üks viski on energia. Oleks kodus ka mul nii. Üks viski on nii väikseks jäänud. Kurat, Vaata. ma ütlesin narratiiv. Narratiiv. Seda sõna ei tohi kasutada. Miks? Meie saates. Ei tohi, et see on See on nõme sõna. Ja. Ei, sa võid öelda alati. Kasti konjaki. Sa võid alati öelda, et sa mõtlesid narratiivi. Narratiiv on Norra. Vikingit üks lugu. Moraali reeglist. No aga räägi välja siis, kui see närvidel käib. Narratiiv. See on lugu. See on tegelikult hea sõna, aga seda kasutavad Liiga paljud. ütleme kultuuripeded, vaata. Vannapiid kultuuripeded. Oota, nüüd on tähtis hetk. Assa. Need enam ei kasuta, nüüd kasutavad seda poliitikud hästi palju. Ja nad on selgeks õppinud Me selle. peame selgeks jagama, mis on Venemaa narratiiv. Päeva lõpuks. Muidu me ei suuda sellele Venemaa narratiiv on ilmselt see, et nad lasevad lõpuks ennast maha seal Kremlis kõik. Saavad aru, et nad on idioodid. Nad vist ei saa, nad lihtsalt kardavad. Ja või mingi suva asja pärast nad lasevad ennast maha, ma arvan. See oleks ilus. See oleks ilus. See oleks lõpetus, mis hardasti on ihaldatav, aga... Palju Venemaa ajaloos need igasugused saarid ja kes seal on olnud, palju nemad on teinud itsereid? Itsereid, kas Ivan Julm ei teinud vist? See vist tegi, jah. Ta tegi ka itsereid. Ei, ma ei ole kindel. Aga see meenutab väga Ivan Julma, see praegune aga see praegune on ka suht julm olema ausad, nii et no aga ta ongi, ta on Ivan Julm pluss Stalin pidid talle väga suured huvitav, kas mõte sellist lähedal seisvat isikut ei ole olemas, kes läheks ta juurde räägiks, et kuule, Volodja, tead, siin on tegelikult jumala cool et tegelikult on jumala äge ennast ära tappa on päriselt äge ennast ära tappa no jaa, on tee selfie silmad, see tuleb mingi nool välja Erki nool Polna Johannes Vares Barbaros tema oli ju ka ilus. Kas ma võtsin nüüd Venemaa need riigipead ette, aga oi jumal, siin on mingi paganlikud huljaganlikud Rüürikust alates Oleg teate, ma ütlen, mina nagu ma mõtlesin nüüd üldse, et me ei räägi sellest Svatopiolik, nurjatum mis ma vaatan, et mulle see on ikka äge, kuidas need ukrainlased on tegelikult vaata siuksed muhedalt nägu naerul sellised tõeliselt nagu kangelased artistlikud isegi üli hea sõnum nagu kogu Euroopale, et ja meile ka, et nagu neil on no mis võtke rahulikult, aga nad seisavad sellele vastu nagu uhke näoga, mitte nagu mingisugused tuppa pasandanud lehmad. Ei kuse. Et ei inise ja ei lõuga ja vaadake, mis meiega tehakse, vaid nad seisavad vastu sellele asjale. Hea rahvas selles mõttes nagu ma mõtlen näiteks enda peale, kas ma ka suudaks nii, tahaks, et suudaks. Me peame valmistuma selleks. Ma proovisin vähemalt mõttes proovisid nädalavahetusel ma proovisin nädalavahetusel valmistada sõjaks nii venelased, kus ta ma proovisin venelased sain kõigepealt Leed Sepolini ära liitrikese viinakest ja võtsid 2 nuga kätte, läksid sinna Pärnu vahele, et ai venelased siia tulidki andsid peksa valmistusin sõjaks Antonio, aga muide me pole veel ennast tutvustanud nende jaoks, kes uutele kuulajatele, tere, mina olen onu Veiko. Mina olen tädi Mirror ja ma olen alkohoolik. Zdrastja. Nii, tere. Меня зовут Leed Sepolin. Leed Sepolin. Ja me kõik oleme suured joodikud ja seda podcastigi me teeme, kallid kuulajad, teile sellepärast, et üheskoos rasketest hetkedest üle saada ja koos edasi juua. Ja, sest et meie hinnangul ei ole näiteks pohmelli raviks mõeldud välja üldse paremat asja kui peale joomine. Jaa, see on jah. Siis kurva meeleolu vastu ei aita ka mitte midagi muud kui vein, õlu ja nii edasi. Ja konjaabel. Seda on öelnud muide juba Platon oma teoses. Jaagup Kreem ka. Vanadusest tuleneva pahuruse vastu ei ole midagi paremat kui vein. No võt. Seda ma tean sellepärast, et me Agoga tegime etendust kunagi piiri peal seal, mis siis tudeerisime läbi kogu alkoholi kohta käiva kirjanduse. Ja meie kätte sattus ka Platon. Kes oli soosiv alkoholi suhtes. Aga mis on sümpoosium? Sümpoosium, seda räägib Seppo.
Pui, kurat. Leed Sepoli. Veest saab kasu homne hein, inimese jook on vein. Aga sümpoosium, mina kunagi vaatasin sümpoosiumi kohta, sümpoosiumi definitsioon, eks ju. Kõlab ju umbes nii, et see on tarkade inimeste mõttetalgud ette antud teemal koos filosofeerimine, koos veiniga. Koos veinivõtuga. Järelikult ilma veinita seda ei ole sümpoosium. Nii, et kui keegi, näiteks kellegi suu ei häälda välja sõna podcast, mis on ka tegelikult kaks eestikeelset sõna, pood, kus müüakse viina ja kast, mille siis see viin pannakse, podcast, siis te võite selle asemel öelda meie saate kohta. Minna poodi ja osta kast viina. Ja kast viina või veini, aga seda podcasti asemel, kui te seda ei taha öelda, siis te võite öelda lihtsalt laupäeva hommiku-pooliku sümpoosium. Nii et see on selline pakett. Ja siis me oleme natukene nagu kõrvust tõstetud, et me teeme väga tähtsat asja. Aga lõpupoole, kui me natuke juba rohkem Swapsis oleme. Swapsi jääme, siis võib tasku Euroopa Liit võtab Venemaalt varsti Swipsi ära. Kuule, kas siis kõik saavad korraga kaineks. Mõtle, mis seal toimuks Venemaal, kui kõik ma nägin äged, et mul saatis sugulane USA-st pildi, kuidas nüüd täna öösel Moskvast startinud lennuk, oli peaaegu Islandini jõudmas seal, ja siis keerab tagasi, lennutrajektoor, sest vaata, nüüd pandi veto peale ju Euroopa poolt, et ükski ja islandlased näitasid kahurituld või? Venemaalt tulnud lennuk. Islandlased näitasid kahurituld või ei näidanud? Ei, keegi ei näidanud, lihtsalt lennukile anti käsk, lennuk peab tagasi keeraski tagasi. Katsetasid. See on nagu see laevale öeldi, et idi nahhui. Põhimõtteliselt see lennukile öeldi ka ruski samaljot, idi nahhui. Ja miks mitte, nii võib ikka öelda. See on viisakad inimesed ikka ütlevad niimoodi, kui muidu aru ei saa. Aga see oli tore, ma mõtlen see sama, kes siis see poemüüja on? Seal podcastis või? Ei üldse, eelmise teema jätuk. Millise poe? Ei üldse nagu kui sa viinapoodi lähed või? Jah, et see on poemüüja, see on inimene, kes müüb poodi. Ja on küll, jah. Ma panen oma poe müüki, mul on siiber. Ma panen oma poe kinni. Poe? Pane vorstipood kinni, vaata öeldakse neile, kes peavad vorstipoodi. Ja siis uks on lahti, öeldakse pane oma vorstipood kinni. Selles mõttes on kindlam poodnik öelda. See kõlab veel. Poodnik. Lähed poodi. Podcasti teevad poodnikud. Poodnik, aga süsinikku teate, kuidas tehakse? Süsinikut, no me ei saa öelda. Ma saan, ma vist juba rääkisin sellest eelmisest saates. Sa ei tea või? Süsinikku tehakse nii, et minnakse pikali see sisse. Kilingi-Nõmme põhikooli katlakütt ja Grigori. Nii, paneb koduloo ajatund. Seal oma keldris, kus ta sütt viskab katlasse. Nii. Ja nõudepesija Maie. Jah. Kena paar. Pärast nõudepesija Maie lõpetab vahetus ära, peseb nõud ära, läheb alla Grigori juurde sinna süsinikku tegema. Siis kõigepealt nad joovad viina, jäävad täis, on suht süsid. Siis kukuvad söönnikusse ja hakkavadki süsinikku tegema. Aga koolihoovis on õnneks paavst on valitud. Koolihoovis on puud ja põõsad. Nii. Ei, ma tahtsin öelda, et koolihoovis on õnneks puud ja põõsad, kes teevad klorofülli süsinikust. Õnneks jah, sest muidu koolide ümbruses on see süsinikku meeletud palju. Lapsed ei saa kooli tulla, niuke süsinik on üleval. Õnneks puud ja põõsad teevad klorofülli. Kes oli sööklast oli see naine, mitte õpetaja või? Ta oli sööklast, nõudepesija. Võib-olla ta oleks õppelejuhataja. Õppelejuhataja ikka. Õppelejuhataja tõmast ei tõmba nii süsiks ennast. Giid käib ringi seal ja ütleb Kilingi-Nõmme koolis. Vaadake nüüd turistid, siin on puu ja siin on põõsas ja siin on perse päikselõõsas. See on see. See on see, kuidas tutvustab kunstnik uut lavakujundust lavastajale. Tead seda või? Mul on Rekkur minu eest rääkis seda. Rekkur? Sa tead või? Ei tea. Lavastaja esimest korda kohtub kunstnikuga, et mis meil siis see lavakujundus siin ette on nähtud. Siin on kuu, teisel pool saab olema päike, siin on munnid ritta laotud, mis teises vaatuses saavad siia persse taotud. Ei, siin on suur perse, siin on munnid ritta laotud, ning teises vaatuses need kõik saavad, munnid saavad sinna persse taotud.
niimoodi ütles see kujundaja, lavakujundaja. kuulus kunstnik. kuulus kunstnik oli. Targale küsimusele ma vastuseks. ütlen sel hetkel, ma oleks pidanud ette valmistama, mul läks ei ole hullu. see peab olema õige ja sina ütlesid paremini seda. ei, see on ka laenatud, aga see oli ka ju vaata kui siin on üks suur perse. Siis see lavastaja kuulab, mis asja. Aga teisel pool on munnid ritta lavatud. Lavastaja küsis, mis asja. mis see saab? No mis siis saab? Teises vaatuses kõik need munnid saavad siia perse taotud. Lavastaja. Lavastas küll, davai thanks kuule, et äkki vaatame üle homme uuesti. nominendid on. Rominendid. Aga kas see vastab tõele, kas on, kui Kaarel Irdil oli juubel ja siis tuli pere kultuuriminister. Oli pers. Oot, ma isegi tean selle lugu, jah. Nii. Tema oli siis see, et ta ütles, et tal on sita häda vist. ei, seda ka nii, kellel ei oleks. Hirm. Mina olen seda lugu, räägi ära. Ei, no ma tahan teada, kas see vastab tõele või on see folkloor või on see... Onu Veiko kohe ütleb, räägi lugu ära, see Veiko ütleb, kas vastab või ei vasta. Kaarel Irdil oli juubel, Vanemuise laval ja siis ta oli seal tooliga istunud ja siis kõik käisid õnnitlemas seal, nagu ikka tseremoonid on, saali täis rahvast ja siis oli Vene Nõukogude Liidu kultuuriministeeriumi poolt oli tulnud keegi inimene õnnitlema sealt, naiste rahvas isegi ja siis ta oli palunud ühel, et ma tahaks teie keeles midagi öelda, et palus kellelgi ära tõlkida. See on alati väga libe tee, ma ütleks. Mingi lavapoiss või kes seal oli umbes. Ja siis ta oli lavale läinud ja siis oli öelnud. Daragoi Karel, mis iganes. Ma tahan nagu teie keeles öelda. Musta munniga sulle vastu valgeid hambakesi. ja siis oli ja siis Ird oli öelnud lava kõrval, et ma saan teada, kes seda tegi. Aga nüüd on küsimus, kas see oli. Kes see sai? Kes see siis oli? Kas see siis oligi nii? Ja ei, mina teadsin teist lugu, et see vana Ird oli kutsutud Karl Vaino juurde. See on kuskilt mingist telesaatest kunagi näinud. Ja siis ta jõudis sinna mingi tund aega hiljem. Ja siis kuidas siis Karl Tšerdovitš on ja et kuidas nüüd siis niimoodi hiljaks jäid, et teate, ma vana inimene, mul nüüd oli sita häda. Kui minul on vaja sitale minna, siis ma lähen sitale, alles selle järel. Nüüd Karl Vaino suri ära, vaata. Aga see on ka jälle võib-olla, vaata, alati sa kunagi sa ei teagi. See, kes lugu jutustab, mina olen küll selline, kes paneb midagi juurde, et lugu saaks nii-öelda huvitavam. See oli ka ju, vaata, see jäämees, F1 mees, see Kimi Räikkönen. Seal oli vist Brasiilia, sellel mingi Grand Prix oli mingi asi, seal on mingi traditsioon, et enne sõitu austatakse mingit ühte sõita, ja siis oli Schumacheri austamine, kõmm. Räikkönen ei ole seal, kõõlub seal bokside juures ja siis see üks inglise reporter jälle küsi nime mu käest, ma ei ole nii. Aga see läks, et Kimi, et what's going on, et miks sa ei ole seal austamisel. Kimi ütles, aga ma käisin sital hoopis. ja siis see ütles, et reporter, aga ei jäänud vastus oli, otsustasid kerge masinaga rajale minna seekord, jah? Ai, kui terav, vaat kui tubli. Ei, tuli püksi, pole mähtmes. Kuulge, aga ma arvan, et paljud inimesed, kes nüüd... Oota, mul tuli veel üks. Võta, ma ei selles Statoilis armastasin sital käia pidevalt. Nii. Aga ma vist olen rääkinud ka seda lugu, aga... Eks seal ikka käiakse, jah. Põhiliselt, mul millegi pärast, ma näen seda, siis mul tuleb alati sita häda. Ja siis, kui Circle K-d tehti, Circle K, siis enam ei tahtnud sitale sinna minna. Ikka tahtsin. Aga see selleks vahet ei ole, mis kellelgi vallandab need retseptorid, et sul tekib sita retseptorid. Ma sõitsin jalgrattaga proovi, siis Mustamäe selles statikas. Käisin sital ära, aga mul oli iga kord see asi, et sa käid seal sital on ja siis sa tegelikult midagi osta ei taha. Aga sul on mõtted, et juba siis pesed käsi ja mõtted, kuidas ma süümekas on, kuidas ma lähen siin niisama välja. Ja täiega. Et kindlasti müüa vaatab, et eriline vend on. Eriline sittu. Tuleb siia, just. Ja siis selle süüme piina pealt, mida ise teed ukse lahti ja juba näed.
kindlasti müüja vaatab täpselt sind selle pilguga, et noh, niisama käisid siin sital või. Meie paberiga. Selle süümeka pealt läksin, võtsin mingisuguse, ma ei tea, Pentsu. Ei, no mingi täiesti mingi asja, mida üldse pole vaja, mingisugune külm, ma ei tea, cappuccino purk või ma ei tea, mingi siuke. Selle võib ära ju alati. Ja siis võtad lihtsalt selle, läksin maksma, 3,70. siis see ütleb mulle niimoodi, et see müüja lööb arve sisse ära ja küsib, jõulukuuske. Jõulukuuske? Ja kusjuures see oli maikuu lõpp. Ma mõtlesin, mine pekki, anna kannatust, ma ei taha mingit jõulukuuske, ärge pakkuge oma soga, võtke lihtsalt summa ja ma ütlesin, tegin selle mõttenga peas läbi ja siis ütlesin, et ei taha. Nii. Siis müüa tüüp, ma eklesin euro 60. Euro 60. Ma kuulsin jumala valesti. Euro 60, ma ei taha. Ei, aga põhiline see, kui sa võtad selle euro 60 ja sa ütled, ma ei taha. See on kõva muidugi vastus müüjale. Euro 60, ei taha. Huvitav, kas need klienditeenindajad õpetatakse ka, mida teha selliste värdjate klientidega, kellele sa ütled nagu summa, mis tuleb tasudes, nüüd ütled selle peale, ma ei taha. Laulame laulupeo 3. Laulame 3, see Aigro rääkis, et tuled lennukist ja siis seal vanasti oli hästi palju umbkeelseid taksojuhte. No, nüüd on ka istus takso peale, jah? Istus takso peale ja siis see ütleb, taksojuht küsib, kuhu ma sõidab teiega siis? Sest Aigro ütles, et laulupeo 3 palun. Taksojuht küsib, laulame 3? Laulame 3, ja siis Aigro ütleb, ja, laulame 3. 1, 2, 3. Taksojuht vastas, mis see on enam viga. Laulame 3. Kuulge, aga laulame 3 vahepeal tõesti, ma arvan, et paljud inimesed tahavad juba muusikat kuulata. Seda meil ei ole kahjuks pakkuda, aga saame küll. Meil on niisugune asi, et meie ütleme loo ja siis kuulaja ise YouTube'ist või Spotify'st valida. No meil on niimoodi praegu, et jah, te saate panna korraks podcasti pausi peale. Ja, siis kui me ütleme, et paus ja siis me kuulame näiteks täna YouTube'ist. Kuulaks täna seda Viktor Zoid Peremen kuulame, see on väga hea valik ja praegu tegelikult praegusel ajal võikski kuulata väga head vene muusikat, just nimelt toetamaks ka venelasi, kes on selle kes on normaalsed türanni haardesse sattunud. No ta ei ole ainuke kahjuks. Jah. Aga teate, kuulame nüüd korraks, kuulame Põhja-Korea muusikat, kuulame kinood natukene, ühe laulu jagu ja siis vaatame, kus me oma asjadega edasi läheme. See on märgiline. Kuulame seda. Töövarju rubriik Noorelt töö. Noortele noortelt ja vanadelt noortele. Ei ole vaja maksumaksja raha eest terve elu koolipinki nühkida, 6. klassist otse torusi parandama või midagi. Tule nühkima. Õpi autovargaks või hobusevargaks. Õpetajad võivad perse käia. Selles on küsimus. Ära raiska vanemate raha õpingute peale. Töövarju rubriik Noorelt töö. Head kuulajad, mul on hea meel öelda, et stuudios ei ole hetkel enam mitte onu Veiko, tädi Mirror ja Led Zeppelin, vaid onu Veiko küll on, see olen ju mina. Ja lisaks sellele on kaks külalist stuudiosse tulnud, meil on stuudios Mihkel Termos ja Guido. Tervist. Mina Mihkel siis Termosse. Miks me need kaks meest siia kutsusime, võite juba isegi arvata, loomulikult on tegemist kahe sellise tööloomaga, töömehega, kellel on mõistlik jagada noorematele kuulajatele ka kogemusi ja anda nõu, mida teha siis, kui koolis enam käia ei taha ja tahaks alustada juba ise töömehe põlve ja tahaks endale ise hakata raha koguma näiteks, et osta kaupu poest. Guido ja Mihkel, te olete huvitava eriala esindajad ja te olete ka mehed, kes on oma elus proovinud väga-väga mitmeid erinevaid ameteid ja
ja olete lõpuks leidnud oma kutsumuse siis üldse tööloomadena. Ma ei tea, kumb teist võib-olla otsa lahti teeb ja räägib, et kuidas jõudsid. Kas kohe peab otsa lahti tegema? Tea, kumb selle otsa lahti võiks teha siis. No nii. Mihkel Termos, ma korraks segan vahele alustuseks kõige alguses. Vabandust. Tema ei ole Mihkel Termos. Mina Toomas. Kuna mina olen. Guido Toomas, Toomas Halva Edison. Teil on siis erinevatel aegadel on erinevad nimed ka olnud. Eri aegadel. Nii, ja nüüd me kuulsime seda loomaajalt ka. Räägime natukene sellest kõigepealt, et Mihkel, sina olid ju ajalooõpetaja koolis peaaegu 2 aastat. Ma sai küll oldud vabakutselise ajalooõpetajana Aruküla gümnaasiumis. Aga siis öeldi, et kuna ei jõudnud pooltki programmi läbi. Mis te seal koolis tegite siis? Õpetasin ikka viitega ajalugu. Alustasime ju kiviajast pihta. See on vist päris pikk lugu, mis sa tahad rääkida meile. Lõpetada siis külma sõja ja Nõukogude Liidu lagunemisega, aga jõudsime. Toomas muutub närviliseks. Jõudsime kõigest ääre pealt, oleks jõudnud hakata muistsetest vabadusvõistlustest võitlustest rääkima. Et kes võitis, jah, aga siis tuli kooli vaheaeg. Siis jäi pooleli. Peale. No põnev lugu. Jõudnud. Siis olen ma töötanud veel Taara automaadi operaatorina. Kuidas seal läks? Mis läks muidugi räägime kõik need asjad ära. Suhteliselt hästi, aga suhteliselt hästi, jah. Seal ei saanud jällegi. Nende tšekkidega ei saanud raha teha. Käsi puhtaks, et see õllehais jäi, Taara hais jäi külge ja hakati arvama, et ma olen joodi. Ja hüüti Taara Ants ka või? Aitas lapsi kogu aeg teatris. Seda küll. Ja seal saab lastele teatrisse anda ära. Pudelid tagasi anda. Näiteks ühel ei võta vastu. Nii, lähme nüüd natukene Guido juurde, aga Guido muutub siin kõrval päris närviliseks. Guido nimi on Toomas ja Toomas, sina oled endine siis mootorrattur, kui nii võib öelda, mootorrattur pandest kohe suisa. Nii. Ma olen juba mootorratta sõiduõpetaja. Mootorratta sõiduõpetaja, endine. Nii, ja mis seal viltu läks? Kõik läks viltu. Et ma nägin Voldi Kuller. Ja Voldi Kuller. Saalekoll. Näe, kell on ka kaelas, jah? Saalekoll. Nägin seal ajalehes kuulutust, otsitakse endist sõiduõpetajat. Otsitakse endist sõiduõpetajat? Üldse seal otsiti endiseid õpetajaid, pakuti tööd lehmaks. Nii, et te mõlemad olete endised õpetajad ja nüüd me jõudsime pointini ka, miks me teid siia kutsusime. Te olete endised õpetajad, üks mootorrattaõpetaja, teine ajalooõpetaja ja nüüd te olete lehmad. No ma ütlen ausalt, see on minu jaoks täiesti, ma arvan, et raadigu... Normaal. Kuidas te lehmadeks saite? Lihtsalt teal pakuti välja, tulge, proovime teid lüpsta. Et mis ja õpetaja palgad on nagu on, et lüpsmisega nagu harjunud mingis mõttes ja mis te siis liitrite pealt teenite? Läksime sinna Koksvere farmi kohale. Palju see makstis? Seal lubati, palju see oli? 20 senti liitri eest. Noh, midagi ikka. Et pandi need otsa, need imurid. No siin on teil kaasas ka lüpsmismasin siin stuudio laua peal. Algul mul tuli ainult 200 grammi kaerapiima. 200 grammi kaerapiima? Mis sul tuli? Mis Toomasel tuli? Pool kilo, aga... Tal tuli pool kilo võid, sest et tal on väga suured tissid, nagu näete. Motikameestel tihti on. Mis te siis ütlesite, kui esimene piim tuli? Tere, piim!
ei öelnud. ei, Oliver Kuuda ütles meile küll. Mina ütlesin das strastvit moloko. Vene keeles. Nojah, Miks? sellepärast, Et näidata. Näidata, et ma oskan keeli ja... Või ei ole mingi suvaline lehm? Molokovi kokteili taha. Molokov, Ribbentropi kokteil. Aga teeme sellise katsemehed. No see on uskumatu lugu, et 2 täisjõust kooliõpetajat meesterahvast on hakanud lehmaks. Paraku tundub, et see nii on. Võtke, olge head laua pealt nüüd see lüpsmisasine, näidake, kuidas teid lüpstakse. Nii, näete. Nii. Kõigepealt Pange see ämber alla. Pannakse nibu otsa. Ma panen teise otsa teie otsa. Nii. Siis Ma löödan siia kinni ka. hakkab imema. Kummarda ka, kuna on 4. Tilgub juba midagi. Tilgub. Mul veel tilgub. Mul nüüd tuleb juba ühe lüpsiga Seda tahaks näha, kuidas tuleb. 2,5 liitrit. 2,5 liitrit, nii. Siis kui hakkab Aha, nüüd hakkab kelluk helisema. kelluk annab märku, et enam ei tule ainet peale, siis peab imuri ära võtma otsast. Ja nüüd siis samal ajal tissidest piim tilgub, jah? Ja nüüd veel. See on juba veri. Siis pühid lapuga ära. Lapuga tissid puhtaks. Tilgad. Ja nüüd rohkem täna ei tule või tuleb õhtul veel? 2 lüpsi on. Päevas. Mul on kirjas, ma vaatan väljakutse saatelehe pealt. Mul on õhtul peal minema sojapiima andma. Sojapiima andma, tähendab, nüüd ma pean lõunaks sojalt sööma hästi palju. Aha, kus seda sojalt saab üks lehm? Soja, seda antakse lihtsalt mulle kogu set, mis ma ära süüa jõuan. Kus see tuleb, seda ma ei tea. Kus te talitaja Kus saite? sul õhtul on karja? All. Karjapiim. Kaerapiim. Kaera all. Kus te endale talitaja saite? Ma arvan, et kuulajaid huvitab see ka. No mina isiklikult pöördusin oma naise poole, et tule nagu mänedžeriks või nii. Kas naine oli üllatunud ka, kui te läksite koju ja ütlesite, et hea naine, et mul nüüd plaanis hakata lehmaks, et hakka minu Ta talitajaks? oli rõõmus, Miks? et lõpuks ometi lõpeb see õpetaja töö ära, mille eest ei saa midagi. Naine tahab diivanit, nõudepesumasinat tahab. Ja lehm suudab seda pakkuda naisele? Rüüuvaipa seinale, mingit makrameed esikusse, sissekäigu juurde nagisse riputamiseks. Ikkagi ilus vaadata. Muidugi, see kõik maksab. Ja peegli äärde tahaks ka ju mingid kaunistused panna, et mitte niisama. Ja mingid märke panna, kohvikõnnu soojendaja, mis sa ütled, kui külalised tulevad. Kohvi on juba külm. Kohvikõnnu soojendaja. Aga piim on nüüd sinna kohvi peale küll omast käest võtta juba aastaid. No see on nüüd niisugune leping ei luba oma tarbeks kasutada, samal ajal meil rinnad teibitakse kinni ja plommitakse ära. Aga kas nii on lubatud, et tuleb näiteks nädalavahetus, ma saan aru, te nädalavahetusel annate ka piima, aga natukene puhkemoment tekib, et Mihkel annab Toomasele oma kohvi peale natukene piime, Toomas siis annab Mihklile nii palju kui... Juures võib, aga ainult seda, mis jääb see jäägis. Jäägpiim. Me teeme niimoodi, et nagu teeme vahukood teeme niimoodi all tissidega. Ja teeme shake Sinorra ja siis shake Sinorra your body ja see, aga kuidagi tuleb ju laenud maksta. Ärge kellaga vahepeal kolistage siis, kui Toomas räägib. See on nagu õhuäire, et tuleb on. Miks ma ei tohi kellaga kolistada? Räägime nüüd natuke sellest ka. Kella hääl. Räägime natuke sellest ka, kas on sõpradelt, endistelt kolleegidelt või siis nii-öelda inimestelt tänavalt on ka tagasisidet tulnud, kas on ka halvasti öelnud, et näed, et ennem olid, sina Toomas olid ju DJ ka ja käisid plaate mängimas, suisa kohalikus kultuurimajas olid ju Toomase plaadiõhtud. Kas on selliseid kurje inimesi ka olnud, kes ütlevad, no mida sina Toomas nüüd lehm oled või siis, et Mihkel, miks sul nii suured rinnad, tissid?
tegelikult otseselt inimesed ei tea, et me lehmadena töötame. Nii. See on ka konfidentsiaalsuslepingus kirjas. Nii. Aga mis on saanud tagasisideks, näiteks me koos vaatasime maa hommikut, meil oli laupäeva hommikune vahetus ja lüpsi vahepeal vaatasime maa hommikut ja selgub, et piima üldine rasvaprotsent on tõusnud. Ahhaa, isegi. Ja see ongi sellepärast, et me oleme ilged pekised. Ilged pekinäod. Ja järelikult on sellest suurt kasu, et me ajasime sealiha ja vorsti näost sisse. aga tegelikult on nii, et me kõik. Sest DJ, mis ta teeb? Käib perest peresse, Mängib vorsti keres. Jaa, täpselt. Aga me ju võime rääkida, et me ei ole, oleme ainult kahekesi, aga tegelikult oleme me On ju meil kõik. munandid ka. Nii. Jaa. No nendest räägime natuke hiljem. Hiljuti olid siin olümpiamängud ja ma arvan, et kuulajad, kui huvitab, kui palju lehmad üleüldse jõuavad talvel, kui on taliolümpiamängud, neid vaadata ja kaasa elada. Kui palju? Kui enne oli olümpiamängud, siis vahepeal olid veel paras olümpiamängud ja siis tuleb zoomängud. Soomängud. Mis need on siis loomade olümpiamängud? Loomade. Mida seal siis mängitakse või mis seal hüpatakse või mis öeldakse? Loomade jalgpall? Siis pannakse see multikas peale ja öeldakse, et otse. Tegelikult on vana multikas. Kuidas Kelly Sildaru sõitudega rahule võis jääda? No ei tea. Jah, ei oska öelda. Ei vaadanud. Ei ole kursis. Aga noh, eks ta ikka, ta on ju Eesti sportlane, väga tubli. Väga tublit niimoodi teeb suuskudega. Mida Ott Tänaku kohta? Kindlasti. Ja möödunud olümpiamängudel. Tali. Mida Ott Tänaku saavut? Kes see on? See on Ott Tänaku. Kes see on? See on rallisõitja. Hübriidautoga sõidab Korea autoga. Hübriidauto. Rallit. Lubage näed. Sealt ei ole midagi lüpsta. See kõlab sama hästi nagu hübriidlüpsik. No suvi on ukse ees, kaugel see kevadki enam ja jõuavad kätte ka need ajad, kui lehmad saavad rõõmsal meelel nurmikule joosta. No mis plaanid on seal? Paljuneda? Me kavatseme nurmikus kõik istikud ja lilled ära süüa. Ahaa, nii et juba selline plaan on valmis. Jaa. Kas piima kvaliteet sellest ka paraneb, kui loom saab mitte sellist talvist, ütleme sellist konservtoitu, nagu inimesed ütlevad, vaid pigem saavad väljale joosta, saavad värsket õhku ja süüa sellist päris rohelist otse peenrast, nagu öeldakse. See muutub, et no see muutub. Ajaga muutub. Piima kvaliteet siis? Ja piima kvaliteet on ka erinev ja ühel pool öeldakse, et piim on müre, teisel pool öeldakse, et piim tilgastab. Kas teie piim tilgastab? Kas teie piim tilgastab ka või see oleneb ka maakonnast? No sellel see ei ole tähtsus, folklooria, lingvistika. Folklooria. See on lingvistiline ja folklooristika küsi. Etymoloogiline eripära, aga sisuliselt on tähtis see, et me oleme kõik ju lüpstavad. No näiteks on, et lõpuks on kõik ainult enese müümine. Ja, see on nagu ütles kuulus klassik. Kaksik. Anton Sergejevitš Paul-Erik Rummo. Ja. Aga ütleme näiteks, kui tellitakse on Esinema. Glamuuri rahva poolt roosipiima, siis me läheme aiandisse ja sööme roose. Ja siis saate anda oma tissidest roosipiima. Roosipiima ja Anu Saagim saab sellega ennast määrida. Aha. Anu Saagimi juures olete ka käinud juba intervjuud andmas. Seal sees. Ükskord meid kutsuti sinna DJ-ks ja mind Raimond Valgreks. Ja siis seal üritusel me saime proovida erinevaid aineid, mida pakutakse glamuuri üritusel. Mis te siis vanite, narkootikume kohe? Ma ei tea, mis need olid, aga igatahes osad võtsid volati nagu klaasi, osasid pandi lihtsalt laua peal. Ja siis tulid tüdrukud niisugused. Napis rõivis. Lubasid kõike katsuda ja teha. Ja teie katsusite oma lehma jalaga. Jaa, et kõike tuleb ette.
tuleb. See on palju huvitavam kui minu eelmine elu. No mis te nüüd arvate, kui pensioni teisest sambast saab raha välja võtta, on teil plaanis ka koguda edasi või läheb ka laristamiseks? Mina panen sinna isegi nüüd juurde. Palju? No ma arvan, et ütleme, see marginaal võiks tulla päris rahuldav, kui ma tõstan seda 50%. Ahah, siis hakkab paremaks minema. Kindlasti. Tootlus. Kindlasti, sest praegu sõja ajal veel on ka päris kasulik osta. Valuutat. Ja mitte veel, sest praegu veel börsihinnad langevad. Ütleme nii, et millal see põhi käes on? Millal põhi kätte jõuab? Ma arvan, et nädala pärast. Nädala pärast? Ja siis kui keegi tahab osta? Jah. Rubla. Ja, no rublad ja üks selline metallrubla. Üks metall, näe, helistavad. Ei helista, see on lehmakell. Üks rubla ja üks relv ja püsshaubits oleks kulunud igale ukrainlasele ära. Aga seda ei olnud mitte kuskilt võtta siis, kui õige aeg kätte jõudis. Üks kaubik, jah, sellega saab piima vedada. Kaubik. Mis on lehmakella ja nutikella suurim vahe? Üks on kõliseb ja teine kõlise. Nutikella sa võid lehmale kaela panna, aga lehm kaob ära. Kes selle välja mõtles siis? Niimoodi. See on üks kuulus lehm ja luuletaja Frigolott Manastõrski. Ahah, vein. Mida lõpetuseks tahate öelda nendele inimestele, kellel ei ole oma lehma ja ise ei taha ka enda lehmaks hakata? Sööge sitta. Mida Toomas lisab? Makske makse. Selge, aitäh teile, et te tulite. Makske, head inimesed. Aitäh, et te tulite siia stuudiosse ja minge nüüd ära. Oi sõber, ära nuta, vaata kui ilus kepp sul on. On jah, ise voolisin. Mina tahaks ka keppi. Palun, siin on sulle nuga, vooli. Laupäeva hommikupoolikut toetab Kiirgasiino. Otse asja juurde. Kiirgasiino. Head kuulajad, meil on väga hea meel, et te endiselt kuulate, sellepärast et mis mõte oleks seda podcasti teha, kui te ei kuulaks, eks ju. Ja tegemist on juba kuuenda podcastiga sarjast Laupäeva hommikupoolik. Laupäeva hommikupoolik ise on juba 9 aastat tegutsenud või 8. Organisatsioon kuulub Euroopa Liitu ja ka NATOsse ning ka Kaitseliitu juba alates 6. veebruarist 2011. Said Kaitseliitu? Ei saanud. Aga mis see tõrge oli? Kohmakas koduleht oli, ma püüdsin. Aga kas Kaitseliitu astuda saaks ka nii-öelda digitaalselt ma saaksin, seal on digiallkirja ja... Ei, ma takerdusin seal. Aga kui ütleme, mina olen näiteks reservis nii juba, et kas ma siis peaks Kaitseliidus ka veel olema või kuidas sellega? Vot ma ei tea, ma ei ole kuskil. Sa mõtled, et kui sa oled Kaitseväe reservväelane, nii nagu minagi või? Nagu sinagi. No mina olen ikka loomulikult küll, jah. Aga ma ei tea, Kaitseliit on ikka teine asi. Kaitseliidus sa saad õppustel käia ja olla valmis tööks ja kaitseks ka rahu ajal. Aga sinna reservväelasi kogunemistele, kas sind on kutsutud või? Mitu aastat tagasi sa olid sõjaväes? Tegid seda oma ajateenistust? Ma olin sõjaväes 93. aastal ehk siis eelmisel sajandil. Mina olin 95. vist. 90, ei. Sa olid... Ei, 94, Ma arvan, sa olid 94. Ei, mina tulin sõjast ära, siis sina läksid. Ma läksin aasta hiljem. Ma proovisin aasta aega käia koolis ja siis ma rendasin sealt välja nagu mina proovisin aasta aega, ma läksin ka aasta hiljem, sest ma proovisin olla aasta aega haige. Aga siis arst ütles, et sa ei ole. Mina sain sõjaväes 20, see tähendab, mina läksin 95 märtsis läksin ja 96 märtsis tulin. Kirjade järgi olid siis sõjaväes? Ei, olin mina läksin 93 ja tulin välja 94.
siis aasta aega pidi kaitsesüsteem saama ilma meie kummagita hakkama ja siis tulin mina. Aasta aega nad said puhata, et värdeid ei olnud. Aga ei ole ju kutsutud sinna kordusõppustele või õppustele või midagi. Kalorsus. Või helistati ükskord kunagi 90-ndatel. Sul ei saa minna või mingi? Ka 90-ndatel, see oli 99 või 2000. Nii, mis sa ütlesid? See oli mingi väga suur tõrge, ma ei saanud minna, sest et seal oli mingi draamateater nagu kuidagi ütles, et liiga palju etendusi on, aga mis siis, kui seda tuleb, kas siis on ka palju etendusi või? No täpselt, nii seal öeldigi. Aga ega mina, see oli mäng, kes üle minu peada, ütleme nii. Sul on mitu pead. Pärast seda pole enam kutsutud, aga mõtlengi, et ma ei tea, kui praegu nüüd peaks minema, et mis siis, kust otsast see kuul tuleb. Ei, ma olen kusjuures käinud laskmas. Ma käisin siin samas tondid. Ma oskan Galilli lahti võtta ja kokku panna küll. Kas enam on Galillid või? Ma ei tea, mis relv mulle antakse, kui ma Kalakas. Galillid tulid. Kalakas on parem isegi. Kui meie olime sõjaväes, siis tulid Galillid või? Sinu ajal tulid Galillid või? Minu ajal tulid. Minu ajal ka. Jubedad sõjad. Siis tuli see järgmine last ilmselt sinu. Minu ajal tulidki, ma alustasin Kalašnikoviga. Mina ka. Sina tegidki. Kas saab nii olla? No oli. Mina alustasin Kalašnikoviga, siis oli nii. Ma olin piirivalves, ma ei olnud seal kaitseväes. Igast kompaniist valiti välja 2 teravsilma. Lahingukompaniidest valiti muidugi rohkem, ma olin Tagala kompanii. Okei, nii, mina ka. Ja siis ei olnud, olin. Siis oli nii, et millegipärast ma olin Tagalas kõige parem laskur. Kokk. Ma sain sisse lasta neid Galille. Minu käest on sadu Galille läbi käinud. See oli üliäge. Nädal aega lihtsalt andsime tuld. Järgmises episoodis tädi Mirrorit ei ole, sest on Ukrainas, tulistab. Põhisnaiper. Lähed sinna mingisuguse elumaja katusele. Käbidega loopivad. Käbisid perse laskma. Ja käbisid persele. Tibladele. Ja oi, küll siis saab nalja. Aga ei, mina ei tea, mis ajal meil see üldse eetrisse läheb või sest et inimene kuulab seda jumal teab millal. Kogu aeg läheb. Äkki on see sõda, Ukraina sõda loodetavasti ammu läbi sellel ajal, kui te kuulate seda. Muidugi on. Kui ta läbi on, siis ainult ühte moodi. Tüübid, mis mulle meeldis, mis rääkisin seda juba. Et sa said nüüd Galille sisse lasta. Ei, see ukrainlaste võitlusmoraal, see on ikka see on ikka üle prahi kihvt värk. On. See on nagu nii kihvt, kuidas nad on nagu stiilsed, nad naeratavad, nad on niisugused, näevad, et okei, see on meie asi, me peame selle vastu võtma. Keegi ei põgene kusagile, keegi ei ole mingisugune siuke, saad aru. Jääb küll selline mulje, et keegi ei põgene. Ülihea kuvand, ülihea eeskuju kogu Euroopale. Aga mis käis sellega? Kui sinu kodu rünnatakse, siis sul peab olema kaitsetahe, mis sa siis muidu ole? Aga mis värk sellega on, vaata, et kui nüüd Ukrainas läks sõjaks, eks ju, et siis sealt nagu ära üle piiri tulid nagu tädid, vanamutid, emad, lapsed, värgid-särgid on ju, nii. Aga siis, kui seal kuskil teises kohas Aafrikas sõjas läks, siis tulid hoopis jätti naised ja lapsed sinna. Siis tulid need mobiiltelefoniga need mehed tulid ära. Ma ei tea, ilmselt see on kultuuri erinevus. Võib-olla nemad, kultuuri erinevus. Aafrika riikides sõdivad naised ja lapsed, kus vastab ju tõele osaliselt, see on laste armeed ju. Seda küll, ja seal on teine asi veel, vaata, nemad ei ela, vaata, sellises vanas, ütleme vanadest stampides kinni seal Aafrikas. Nendel need soorollid on juba jõudnud vahetuda. Sõdimine on meeste asi, eks ole, ja naine istub köögis. Siis need on väga ajaga kaasas. Naised las sõdivad, lapsed las ka natukene sõdivad, aga mehed lähevad asju ajama, võtavad oma need iPhone 18 kaasa, lähevad, võtavad kredi, maksavad, müüvad maja maha. Võtavad kõigepealt suguvõsa raha ära 10 eurot. Siis lähevad mingi katkise paadi peale, teesklevad neid uppujaid ja siis saavad kuradi kebaabi putkasse tööle. Nojah, aga nii need maailma asjad ongi. Mul veel ei ole ühendust võetud, ma küll panin kirja, et nad mu madalas majas... Et nad saaksid sind kirja panna Kaitseliitu. Ei, seda niikuinii, aga et meie madalas majas leidub kohta Rõõmsal käral. Tere tulemast, aga veel ei ole, järelikult nii... Ei no veel ei ole, jah, muidugi lihtsalt ma mõtlen, see moraalselt. Minu point oli selles, et kuidas, olgem ausad, ma olen jumala kindel, et iga mees
ja Maine hirmuga on mõelnud, et huvitav, mis minu mees mõtleb, et kas ta läheks sõtta või põgeneks muga ära koos kuskil, ma ei tea, Stockholmi või Ameerika. Iga mees on mõelnud seda mõtet, mis ma teeks. See on väga suur dilemma. Aga kui ma vaatan need ukrainlasi, siis nagu mõtlen, et no jumala šef on, kuidas nad teevad seda asja, kuidas nad on valmis ennast kaitsma. Nad on, ütleme, tegelikult nad on olnud juba alates 2014. aastast ka sõjaolukorras, nad on harjunud selle mõttega nii-öelda juba, et see on ka seda moraali tõstnud. Kuulge, kas me joomaga hakkame? Tõe huvides. Leet Sepolin istub külmkapile kõige lähemal. Sinul on täna ülesandeks, siis sina oled, kuidas meie Sümposiarh. Barista ei ole õige sõnaga. Miks on hea, et kui läheb jutt poliitika peale, siis tuleb kiiresti õlu lahti. Ja muidu hakkab nii sitt pärast. Sest et olgem ausad, mida meie sõjandusest teame, mitte muffigi. Aga igaüks ei peagi teadma. Tavai, kuule, valame klaasi. Selles mõttes, kui ma ei tea, mis mõttega me muliseme. Nojah, tavai, ärme muliseme rohkem sellest, hakkame jooma, kuulajad ka head, ärge kõrvaklappe ja ärge võtke ära, kui teil kõrvaklapid on, sest juua saab ka lahtise suuga. Kes nüüd mõtlevad, et mis need siuksed jama ajavad? 17. Me teeme 28. veebruaril seda saadet hetkel, kui on Ukraina ründamise 5. päev. Ja nagu öeldakse, 28. veebruaril väga tihti ei tea, kas see kuu lõpeb tänasega või tuleb veel ka 29. veebruar. Sõltub aastast. Aga kuulame nüüd muusikat, kõik inimesed, kes tahavad muusikat vahepeale kuulata, pange korraks pausi peale podcasti kuulamine ja kuulake YouTube'ist head muusikat, milleks võiks olla näiteks. Ja me oleme otsustanud seekord kuulata head vene muusikat, ühesõnaga siis, et pöörata tähelepanu, et enamus või me ei tea, kui suur osa, aga Venemaal elab ka normaalseid inimesi. Kindlasti. Ja just toeks nendele. Sest et nende panus on ka üli suur, et see maailm vabana püstis. Ja kuulame Boris Grebenšikovi. Ja tema muusikapala, mis kannab pealkirja. Igaüks saab ise valida. Kuulame seda laulu, mis oli see Zoopark Salatoi. Ühesõnaga vaadake, kas on teil selline laul seal YouTube'is või ei ole. Kui te olete loo ära kuulanud, siis võtke üks lonks viina juba, sest kell on nii kaugel, jooge õlut peale ja siis läheme ja vaatame, kes on meile külla tulnud. Saate kuulata laupäeva hommikupoolikut edasi rahulikult. Laupäeva hommikupoolik, onu Veiko, tädi Mirror ja Leet Sepolin tervitavad teid ja soovivad head kuulamist ka jätkuvalt edasi. Koorod Salatoi ikkagi on selle laulu nimi. Assoo. Kohe algab raadioseriaali Ilona ja Jussineni huvitav elu. Jussinen, mis asja jälle sõltsid teis kõik masandad? 2 purki olutta. Raadioseriaal Ilona ja Jussineni huvitav elu eelmises osas. Ilona! Ära karju seal! Mida pistan su peakruus tankide 2 purki olutta! Olutse saada, kui lõpetad see nilbitsemise ära! Miks on topid kala rappeid meile veetsema august sisse? Näita mulle oma tisse! Muu peale loll soomlane! Hyvä nalja, kasnalja! Uus osa juba praegu. I was made for loving you, baby. Katriin, olga, teeme ruttu, et Jussinen ei näeks. Katriin, olga, I love you. I love you, nagu ma olen eestlased. Ruttu, Jussinen hakkab ärkama. Mikä se kakari? Haista vittu Ilona, miten kauutat se on? Haista vittu, miks sa niimoodi ütled? Haista vittu! Miksi se 2 purkki olutta?
Triinolga on meil juba külas, kas sa tahad, et ta võtaks sul suhu hommikuks? 2 purki olutta ja 1 munni suun. Mis sa hommikuks soovid? Omletti või kotletti? 1 mineti, 2 purki kotletti. Anna Jussinile õlutsit ja... Nee. Eks ma ei saa enam sõna, suusa nii hea. Ma обожаю. Hommikus Jussinen. Onpa syvä olutta kaljaga. Teidän juures on niin hea olla. Mitä sinä itse tiedät, että se on hyvä olla? Eesti oli, nagu ei oleks Jussinen, ei oleks nagu üldse eestlane. Haistapa paskaa. Jussinen, kuuleks, et sa poleks nagu üldse eestlane. En mä olekin, kun mä oon suomalainen, mä oon virolainen. Ta on veel hullem kui eestlane. Naljakas nalja ei olekin. Naljakas nalja. Ja niin naljakas nalja, kun se peväistä vittu. Ei perse. Ai niin känkin. Rahu, teie olete nii keevalised. Aga kas teil on ka teisi sõpru seal Soomes tulemas? Sul on kirjasõpru. Me peaks kirjasõpru, issa, me pole... Oliko see joulukortti? Tuliko? Novembrist alates kirju postist ära taanud. Mis ajast? Mine haista sa. Andke mulle võti, ma ajan toon ära. Äkki on mõned jõulukaardid isegi. Äkki on... Võta võti. Äkki on äiti tullut tänne. Ma siis lähen. Mine too ära. Mis number korter teil on? Ma lähen otsin 15 miljoonaa. vana Tallinnat välja. See on hea mõte. Minun kortterin numero on 5 miljoonaa. Hyvä nalja. Vaata kõik postkastid läbi, vaata kus kõige rohkem on, see on kindlasti meie oma. Ammu käinud postkastid. Tuo on semmonen, kus on ise seda juudiku ja seksisõhtlase elu. See on tõsi elu. Elu on lihtsalt nii hea, et unustad postkasti vaadata. Tuo on semmonen posti, kus on 500 markka. Kuule, Katriin Olga on muide tegi minul hommiku väga ilusaks. Mikä sä tekisit? Toiko se sampanipullo Ta oli vai? ilusti dussi all käinud, lõhnastanud ennast, tõi mulle lilli. No niin, mitä oliko naistenpäivä? Ja arva ära, mis edasi juhtus. Siis se teki kieliseksi. Tegi jah, kus sa tead? Mä piiluskelin sen. Ja panid pihentsid samal ajal või? Ai Ega sa pahane pole. ei kun mä olin jo vetänyt käteen koko se. Vedasid käden. Ja niin, kuka tulee, kas tuleeko se Katriin Olga oli. apinan pie? Katriin Olga. Ai tuleeko? Tuo Jussinen Oppas paljon kirjoja jo. on piirus meid ja vedas käden. No, kaketad ja valsas. Älä kerro, älä ytle. Kuidas ta on? Ja valsav ruku. Muni käyttö. Rukavašnin on animaatsia. Rukumahnilsa, da. Aha, mitä se tarkoittaa? Rukuvašnis. Vaadake, Älä puhu Putinin vene kieltä. No, rukavadjetel. Issa, kui palju kirju. Vaata, teil on nii palju kirju. Onko joulupukki saattanut viinaa? Siin on teile kirjas, et olete jouluvana käest saanud kirja. Vaata, Kinnunen on jõulukaardi saatnud. Ma arvasin, et ta on surnud. Lähettikö Kinnunen rahaa möön? See on nii paks see postkasti. Ei ole, vaata. Nii palju. Kinnuneni kirja siis on, näed, kondoom. Niin se on. Mis on? Terveisi ja loe ise ette, terveisi. Niin. Head Katarina Olga, Ilona ja herra Jussinen. Herra. Imeke munni. Mitä se täyttää? Imeke munni. Millest te räägite? Ota kulli suuhun. Oho, mitäs Kinnunen? Kuule, vaata, seal on Eesti Vabariigi vapiga mingi ümbrik. See on suur Vaata! Missä on kirjoitettu? See on niimoodi kirjut. Vaata, vapiga on presse. Onko Alari Karisenen? Jaa, see on niigi. Presse. Vaata. Pressa. Ma teen lahti. Pressa on lähettanut. Pressa saatis kirja. Mitä Pressa kirjoittaa? Presekas. Taapko se tulla uusi bändi? Otsa! Vaata, mis siin kirjas on. No?
Katrin Olga. kohtukutse või? Ei. Tule elama Kadriorgi. Semmonen oli. Katrin Olgale on vabariigi presidendi vastuvõtu kutse. Kitsesarve ordeni said või? Kitsesarve. Valgi tahab ise, Miks ta teiega postikasti on? Onko se sellepärast, et sa Katrin Olga litsi? Kas seal on kirjas, mille eest sa said sellega? Ei, see on nii suur šokk, ma tulevad pisarid vastu. Tuleeko pisaripyksi? Mul tulevad ka pisarad. Ma sain selle täänulistid. Mitä presidentti kirjoittaa? Tere tulemas Katrin Olga. Tule mulle sinna Eestisse külla ja 24 veebruar ja võta kaasa enda 2 sepra. Nüüd olete teie. Saanko minä tulla? Onko siellä tasuta viinaa? No seda niikuinii, aga ilmselt seal ju ei vennastuta kuiva käega. Mis sa sina teed? See on kõik üle läinud ju. Kahju, me oleks saanud presidenti vastuvõtul. Annapas telefoni, ma helistan presidentile. Mõtle, kui palju seal prominente on. Kindlasti me oleks saanud nendele teenuseid pakkuda. Siin on kirjas helistele presidendile. Telefon. 112 on see. Räägi sina. No niimoodi miks ta teie juurde postkasti tuli? Ma helistan. Ta helistab presidendile. No nii. Hallo! Mauno Koivisto. Hyvää päivää, Mauno Koivisto ja Jussinen puhuva. Onko presidentti? Onko presidentti? Ja presidendi kantselei kuuleb. Onko hyvä presidentti paikan päällä? Ei, presidentti ei ole, kes helistab, mis te soovitate? Jussinen helistaa, että jäikö teille viinajärki, kun oli se 24 februari? Viina, 24 februar. Vajuta klahv 1. Me emme saanut tulla, kun ei ollut postikasti võtti. Kui sa tahad soome keeles rääkida, pea vajuta klahv 2. Vabandust, kes te olete? Mis teie probleem? Jussinen, että onko teillä viina ja eikö allas 24 februari? See oli olnud ju teil vastu. Vabandage, kui see on mingi nüüd nali, siis ma pean... Ei ole nalja, kun mulla on viina otsassa, on viina juo. Seal oli nii tore konst. Haista vittu. Mis need panid ära? Paninpä sa on ikka sead. Meil on kutse ja siis nüüd võiksid tagant järgi meid vastu võtta, kui me ei minna. Helistelepäs uudestaan, niin kus on meie viina vittu. Vaatame vana Tallinna. Ma ei saa seda asja. Kaine peaga talun. President tegi elevanti. Jussi, võtta vana Tallinna. Aga miks mind oli kutsutud? Ja kus ta teid teab? Kuidas niimoodi? Sellepärast, et sa käisid koroona ajal, läksid õeks, kui oli kriitilised seisud. On ma süve vana Tallinna. Sa rahuldasid veel töö kõrvalt, mis oli niigi pingeline. Arste ja peaarste, kes olid rahuldamata, sellepärast, et enamus Eesti mehi on rahuldamata, sest et nende naised tahavad ainult raha ja ei taha midagi meestele vastu anda. Ei ole seksi ja tarbeks. Sa tõid, aitasid suure panusega tuua Eesti välja koroonakriisist ja sellepärast sa said selle valge kitsesarve ordeni. Palju onnea. Palju onnea, litsi Katarina Olga, paljon onnea. Kiitos kaikille. Ole hyvä. Niin. Nyt juomme selle puhun. Joo. Oksenteli. Jussinen oksentas jälle paremmin. Katrin Olga. Jussinen jäi makaamaan. Oi sõber, ära nuta, vaata kui ilus kepp sul on. On jah, ise voolisin. Mina tahaks ka keppi. Palun, siin on sulle nuga, vooli. Laupäeva hommikupoolikud
toetab Kiirgasiino. Otse asja juurde. Kiirgasiino. Head kuulajad, viimastel aastatel on väga palju saabunud kirju meile ja me ei ole jõudnud neid ette lugeda, sest meil on väga kiire olnud kogu aeg järjest. Ja nüüd me mõtlesime, et me ei hakka ka täna neid ette lugema, vaid et me lihtsalt räägime sellest, mida meilt on palju küsitud. Meilt on küsitud, mis kuradi saade see on, et mis kuradi... On see nüüd siis podcast või on see nüüd saade? Või... Mis see podcast üldse tähendab? Jah. Podcast on selline kast, kus poes võtad kasti ja postkast ja sinna sisse saad panna viina. Näiteks vanasti olid niisugused taarapunktid, mis olid tavaliselt suure pootide taga. Ja seal olid hästi palju joodikuid. Uberikukk, seal olid joodikuid ja seal olid kastid virna laotud. Vanasti olid niisugused need kotti virtsu. Metallist rasked piimakastid. Piimakastid olid tehtud traadist. No ütleme niisugusest 5-6 millisest galvaniseeritud siukene traadist. Traat või siuke metall. Ise elasin toidupoe majas, ma tean väga hästi, mis seal mulle kukkus kõrgelt lae alt, täpselt ma avasin ukse, kukkus see pähe. Kas liitriste see raske see on mingi 20 kilo. See oli reaalselt raske kast. Kõmaki, täpselt sellel hetkel pähe. Ja siis hakkasid seda saadet tegema. Mulle ei hakanud verd tulema, mitte midagi ei hakanud tulema. Sisemised igastused. Järsku tundsin, raadiot tegema. Mingi huumorisoond läks. Sa annad praegu vale signaali. Ma olin kuskil 5-6 aastane siis. Siis hiljem tulid ka juba plastmassist, oranžist, plastikust tulid piimakastid. Tetrapaki kastid olid ägedad, vaata need kolmnurksed keefiripurgid või need pakid olid siuksed nagu arvestades, kui vähe sinna mahtus olid need jube suured. Need kastid olid, oota ma mõtlen, nad olid vist siis 5-nurksed või? Midagi taolist, jah. Et sinna mahuks ja nad olid kuidagi laotud sinna niimoodi, et siis olid mahlad, vaata pooleliitristes valgetes nagu õllepudelid, aga läbipaistvad heledad olid mahlapudelid. Selle siis ei osta rabarbari mahla, granaatõuna mahla. Nende kastid olid puidust hästi rasked ja nendest nurkades olid plekist sellised nurgad. Need lõikasid. Need lõikasid ja kui sellega oleks näiteks pannud näkku, ütleme mingisugusele parmule. Tarmole või? Aga mina näiteks parmusid ei peksnud. Nad olid minu sõbrad, nad viskasid kildu. Ja raha, ei raha. Nad tõid, siis kui me juba hakkasime suureks saama, tahtsime saada poest aktammi või seda aroonia veini. Monastirski ei saa need tulid hiljem, siis me juba saime ise osta. Aga need ütleme pihlaka veinid ja õunapeedid ja need asjad. Siis parm tõi ära. Kiiutorn. Kiiutorn oli ka mingi jook. Munaliks. Aga vana Tallinna, head kuulajad ka, jätke meelde või kirjutage üles, kui teil ei jää hästi meelde. Vana Tallinnat võib täiesti vabalt juua näiteks piimaga. Väga okei oli, kus see on kasulikum siis. Lehmale kasulikum. See on nagu lehmakomm, täiskasvanute lehmakomm. Täiskasvanute lehmakomm on pooleliitrine vana Tallinn ja 1 liiter pakikene piima. Mina näiteks kunagi õppisin põhikooli ajal mataeksamiks munaliksiga. Kuidas? Liitsid neid pitse kokku? Mul oli matemaatikas väga nõrk olin. No kui ennem me alustasime sellest, et milleks see saade, mis saade see üldse on. See saade räägib sellest, kuidas läbida eksamid, võita sõpru ja juua täis produktiivsemalt. Ma matemaatika eksamiks õppideks, mul oligi varutud üks oma tuppa, üks munaliks. Matemaatika lihtsalt ei hakanud mulle põhikooli ajal, ei hakanud pähe. Munaliks hakkas. Aga koos munaliksiga, palun väga hästi hakkas pähe. Ja eksami sain 3. Muidu ma üle 2 ma polnud ühtegi hinnet saanud, aga eksamil ometi lasti. Mina käisin keskkooli lõpus vene keele eksamil, käisin täis peaga. Või õigemini mul vananepäevad olid. Ahistama. Ei hakanud. Vananepäevad olid. Ja siis ma vaatasin neid vene keele eksami piletite kaust oli. Ja ma vaatasin seda ja lugesin eest ja tagant mõtlesin, jopa kolla, et siin nagu mitte mingit moodi ma ei suuda ära õppida esmaspäevaks. Ja siis ma läksin vananepäevadele, jõin ennast täis. Siis läksin laupäeval sõber eristas, no mis teed? Mõtlesin, ma peaks nüüd vene keele piletid hakkama õppima. Kuule, tule vana linna ja teeme väikse õlle ja siis õpid. Okei, ma jõin laupäeval ennast täis. Ja siis pühapäeval, siis mul oli juba ilge kass, mõtlesin, mine
ma ei tea kuhu kohta, et esmaspäeval on vene keele eksam, ma kukun raudselt selle läbi ja siis sellest suurest hirmust ma hakkasin pühapäeval ka jooma. Ja siis ma olin ennast pühapäeval ka täis ja siis ma ärkasin esmaspäeva hommikul üles, tund aega oli eksamini aega, siis ma läksin isa baari kapi juurde, võtsin sealt klaasi sisse, valasin esimest korda elus, valasin viina, võtsin külmkapist seda punase sõstra morssi, tõmbasin selle pool klaasi viina sisse ja morssi peale, läksin õue, panin suitsu ette, mõtlesin, et ei ole see vene keel üldse nii keeruline ja läksin eksamile. Tõmbab pinged maha. Ja võttis pinged maha ja ma läksin ja vaata selline joodikutel joppab on ju. Läksin, võtsin pileti ja vaatasin joppa kolla. Üks mingisugune suhteliselt lihtne harjutus, mingi grammatika, täida lüngad, sain tehtud ja saingi tehtud ja jumala hästi sain tehtud. Ja siis oli, et jutusta midagi keskkonnakaitsest. No joppa, 4 päeva joondad, midagi ikka juba jutustada. Большие фабрики, midagi. Ja mingisuguse pasa ma jutustasin kokku. Igatahes, kui ma olin selle ära jutustanud, mulle öeldi, aitäh. 5. Ja ma vaatasin neile otsa, mõtlesin, mis mõttes aitäh, võid ära minna. Ja ma läksin uksest välja, ma sain aru, et ma olen selle eksami läbinud. Ja ma sain selle eksami 4. 4 päeva jõin ja sain 4. See on vale eeskuju, aga ei ole, see on väga õige eeskuju. Küsin vahele. Kas eksamineerijad olid ühesoolised või oli seal näiteks üks mees ja üks naine? Ei, oli naised, ma arvan, need oli 3 tükki. Üks oli mu enda klassi juhataja, siis oli üks vene kelle õpetaja. Siis järelikult ei ole, miks nad nii kiiresti tahtsid asja kallale asuvad. Ei tea, ei olnud, see oli teisi ka selle aga kas neil käed värisesid, oli pohmell nendel või mida? Võis olla, võt ma ei vaadanud. Ma proovisin vend on täis, eksamineeritav on täis. Purat, neil lõi häirekella tööle. Ersse, me peame ka peale võtma. Minge, aitäh, minge. Ei, nad vaatasid mind ja vaatasid, et kurat, et tüübil käed värisevad ja nad hakkasid mõtlema, kurat, äkki mul endal pea väriseb, on ju. Pohmakaga. Noormehel ei saa ju käed väriseda. Miks tal peaksid käed värisema? Noormees. Ilmselt mul kuradi pea väriseb või silma. Ja tänu sellele. Ja ma sain selle eksami 4. Nii et mul on keskkooli lõputunnistus on vene keel 4. Bravo. Aga õppisin ma selleks eksamiks täpselt 2 korda proovisin ja mõnel korral tegin. Aga minul sama lugu, kui ma olin keskkooli astmes juba, ma olin küll kutsekeskkoolis, aga ikkagi. Keskkooli astmes minul matemaatika lõputunnist 5, see on uskumatu. Nii. Aga mis on keskkooli lõpu ajal juba? Sa tarbid normaalselt juba algsi siis. Ma mõtlesin, mis seal matemaatikas on, trigonomeetria. Ja seal on kõrgem matemaatika juba. Sellest ma millegi pärast hakkasin aru tuleb tšakrad lahti juua. Tegelikult on see, et head inimesed, head keskkooli õpilased, kes te veel ei joo, lõpetage keskkool ära. Saage, 18 saate juba keskajal, siis te võite jooma hakata. Lihtsalt me ütleme siia igaks juhuks juurde, et ei oleks kellelgi kovisemist. Alkohol võib olla ka tervisele väga kahjulik. Aga ei pruugi. Seda ärme unusta ka mainida. Et see on isegi tegelikult. Kui mingi tarbija kaitse kuuleb meid, siis me oleme öelnud. Ja me tegime nalja muidugi. Et ega te seal tarbija kaitses ise ka joote, oleme ausad tegelikult. Ma tean osad. Ja mis ma arvan, Statistikaamet, palju me pakume, lihtsalt ennustame, te võite, kes kuulab, kes töötab Statistikaametis, kirjutage meile, kas on nii või ole, mina pakun, et Statistikaametis umbes 20% on täielikud alkassid raiske joodikud. Loomulikult, aga mis see halba teeb? Ma toon väga praegu äärmusliku näite, aga kuhu võib mitte joomine välja viia? Vaatame, mis Putiniga juhtus. Putin, see ei joonud vist või? Ta ei joo. Kokit mängis. Aga millest me räägime? No ei tea, seal ei olegi midagi rääkida tegelikult. Kas hakkame lõpetama tänaseks? Kes ei jooksis alkoholi? Ei ole kellelgi niisugust ülikonda. Ei ole sealihast tallad ega kingi. Et on karske sellel tung, kellel tühi, tengel pung. Siinkohal lõpetame, vajutage subscribe'i, kirjutage meile Facebooki laupäeva hommikupoolik leheküljele ja meie paneme igal nädalal ühe uue saate jälle üles. Jagage oma sõpradega seda, et on üks selline jooma podcast ka lõpuks välja mõeldud, muidu kõik on nii karsked. Ja me oleme teiega sõbrad edasi. Varsti tuleb suvi, suvel saate kuulata suurtest kõlaritest. Meie Aisa kell, raisa kulli hääl.
Raisakulli Elinas 1004 siin ja see. Hei! Raisakull, kulli hääl, Raisakulli tulekust siin ja see. Pam, pam, pam.